kõigil on piir. On see mentaalne piir, on see emotsionaalne piir, on see füsioloogiline piir, aga üks on kindel, et piir on seal olemas. Ja kui me nüüd mainime seda sõna stress, ja me oleme täna terve päev rääkinud siiski tehnikast, tekist ja ettevõtlusest, ja kui me paneme selle stressi sinna juurde, et huvitav on see, et Gallup ühes viimases uuringus ütles, et üks stressis töötaja võtab aastas keskmiselt 15 tööpäeva rohkem puhkust nii-öelda haiguse jaoks kui mitte stressis töötaja. Ja kui siia teine statistika juurde panna, ka Gallupi oma Eesti tööjõu kohta, siis ainult 20% Eesti tööjõust on oma töösse pühendunud, mis tähendab, et need inimesed käivad tööl ja tahavad seal tööl käia. Ülejäänud 80% käib tööl paratamatusest. Ja sinna lisauuringud tulevad juurde, et kui nad käivad paratamatusest ehk raha teenida, siis seal on oluliselt suurem tõenäosus, et nad ei puhka nädalavahetustel välja, neil on unega probleemid, nad naeratavad vähem, nad kogevad vähem rõõmu, neil on suurema tõenäosus konfliktidele peres, ehk oluliselt suurem tõenäosus kogeda stressi. Ja kui me siis võtame selle, et selle loogika järgi, et ühes Eesti organisatsioonis, kus töötab 100 inimest keskmises, ja siis 80% neist kogeb stressi, ja kui siis 80% neist võtab 15 haiguspäeva rohkem aastas kui need 20%, siis see tähendab tööandja jaoks 1300 kaotatud tööpäeva aastas, mis on üle 10 000, ligi 10 400 tundi, lihtsalt kaotatud produktiivsuse aega. Seega see stress on igal juhul ohtlik. Ja mida see stress veel kahjustab, ei ole mitte ainult otsene mõju selle töötaja tervisele või tervises riketes tekkinud rahaliselt kulud, vaid stressis aju, nagu me juba alustasime, lülitab välja selle otsmiku sagara. Ehk kaob see selge mõtlemine ja stress põhjustab vigu otsustes. Ja mis veelgi enam, selle otsmiku sagaraga käib kokku üks meie inimeseks olemise ilus omadus. Ja selleks omaduseks on empaatia. Kui ma olen aga stressis, otsmiku sagar läheb välja, ma lähen võitle põgene režiimi, siis korraga kaob ära 2 asja. Kaob ära võime teha koostööd, mis on avastatud tänaseks väga selgelt jalgpallurite, jäähokimängijate ja korvpallurite ja teiste meeskonnaspordialade puhul, miks on nii oluline mindfulness ja erinevad meditatiivsed tehnikad, mida õpetatakse tippspordis, on just see, et kui sportlane läheb võitle põgene režiimi, siis ta samamoodi kaotab ära tervikpildi oma meeskonnast ja muutub individualistiks. Ja kuna me kõik oleme, kui me töötame kellegiga koos, oleme justkui spordimeeskond ja kui ma lähen stressi tõttu individualistiks, siis tähendab, et see hakkab ju avalduma sellena, et mulle tekib kärsitus, mis tähendab, et kui keegi tahab mult midagi küsida, siis see vastus võib-olla saab kehakeele tasandil olema selline, et see inimene tunneb, et ta kuidagi segab ja häirib mind. Ja kui inimesed tunnevad, et nad segavad mind, siis aja jooksul tekib neil väiksem tõenäosus mult tulla üldse midagi küsima, mis loob olukorra, et kultuur, millega on nii palju vaeva nähtud, muutub nõrgemaks ettevõtteks. Või veelgi hullem, info jääb kinni, sellepärast et infot ei vahetata, sest inimestel pole võimet ja jõudu olla teiste vastu kena.